kui ühe asja peaks kaasa võtma, siis ongi see, et mine ja proovi. Muidu ei tea, kui keegi mõtleb, et aga ma ei tea, mida ma teha tahan. See väga tihti, mul oli ka näiteks pärast ülikooli, pärast siin koolis gümnaasiumi lõpetamist, aga mis edasi, et kas ma olen juba maha jäänud asjadest? Ei ole maha jäänud, et selline kuidagi kindlustunne, et see, mis ma teen, ma saan hakkama, ma saan hästi hakkama, teen omas tempos, et võib-olla seda andis see kool mulle juurde. Üks peamine soovitus võib-olla on see, et tuleks seda kooliaega nautida. Et tegelikult see läheb kiiresti mööda ja paljud võib-olla nagu eksivad sellesse kooli kohustusse, aga tegelikult tagantjärgi on seda lihtne öelda, ma loodan, et seda ei ole väga raske nagu teha ka, aga lihtsalt kõik õpilased, kes koolis käivad, prooviksid sellest sellest protsessist, kogu sellest kooliprotsessist nagu viimast võtta. Minu soovitus kõigile tulevastele ja siis olemasolevatele õpilastele on see, et nautige seda kooliaega, et see tundub maailma kõige tähtsam aeg, see tundub selline etappi, kui nüüd praegu ei lähe kõik hästi, siis on mu elu lõpp. Ei ole. Et kahjuks et hinded jah, on üliolulised, aga aastaid hiljem tegelikult ei tule mitte keegi küsima, et kuule, et mis su bioloogia hinne ikka oli. Nii et see kooliaeg on tähtis, aga pigem võib-olla naudime seda rohkem ja stressame vähem. Kõik need erinevad tegemised, üritused, projektid, ma ei tea, koolitantsud, mis kõik meil siin on, eks. Et võtta nendest osa aktiivselt, et need on mälestused kogu eluks. Ja võib-olla alles hiljem sa hakkad seda vaadates tagasi rohkem väärtustama. Ma soovitaksin võtta kõike, mis võtta annab, et sa leiaksid üles selle, mis sind päriselt huvitab. Nii paljusid asju on võimalik, ma arvan, RAM-koolis proovida, mida üheski teises koolis ei ole võimalik proovida, alates muusikast, kuni, ma ei tea, ongi mingite väitluste, väga paljudel õpetajatel on ju endal mingisugused sellised pakuvad, teevad tundides mingisuguseid selliseid asju või siis ise tegelevad mingite asjadega, mida saab proovida. Elada hetkes, ütlen mina. Jah, nautida täiega seda kooliaega. Et olla kaasas siis nende tegevuste ja üritustega, sest mina sel ajal just ei olnud, nagu oli, et juba poole jalaga oled juba nagu koolist eemal, aga tagantjärgi mõeldes siis nagu, et oleks võinud natuke olla rohkem. Ma olin saripuuduja gümnaasiumis. Võtta osa kõikidelt üritustelt, isegi kui see tundub vahel meganõme või sa ei viitsi tulla laupäeval siia EAK-le või kuhu iganes, siis võtta nendest osa, sest et need jäävad täiega meelde ja see annab võimalusegi suhelda just nimelt erinevate lendudega